langetamine või tõstmine. Ja kalorite lugemise all mõtlen ma seda, et sa pead ikkagi jälgima, kui palju sa sööd, sest lõppude lõpuks sinu kehakaal pikas perspektiivis sõltub sellest, kui palju sa kaloreid tarbid. Ja see tähendab ka seda, et kui palju sa kaloreid kulutad, kas siis läbi oma igapäevategevuste või siis liikumise arvelt. Nii, ja ülekaal on siis see teema, mis enamus inimesi vaevab, seega selles videos ma tegelikult keskendungi ikkagi ülekaalust vabanemise teemale, mis tähendab ka omakorda seda, et kuidas vähem kaloreid tarbida. Ja selles postituses või selles videos, mis eile oli siis nagu rõhkpandus sellele, et toidutootjad ei taha, et sa seda infot teaksid. No tegelikult tänaseks päevaks võib-olla kunagi see jah niimoodi oli, aga tänaseks päevaks ütlen mina seda, et toidutootjad on tegelikult väga-väga hea töö ära teinud, et anda inimesele infot, siis selle vastavalt siis, mis toitu see tootja toodab, anda siis informatsiooni inimesele, kui palju ja mida see toode siis täpselt sisaldab. Muidugi võib vigu esineda, isiklikult olen 2 korda viga näinud, aga need 2 korda, mis ma viga näinud olen, on 18 aasta jooksul, nii et arvestage, ma olen näinud tuhandeid, kümneid tuhandeid pakendeid, toiduaineid, mida iganes ja ainult 2 korda viga olnud, seega see veaprotsent on 0,000 mis iganes, ühesõnaga väga väikene. Aga toidutootjad annavad inimestele selle informatsiooni kätte, aga viga on tegelikult hoopis selles, et inimesed kas ei loe seda informatsiooni, ei saa sellest informatsioonist aru või siis nad lihtsalt ei taha järgida seda informatsiooni. Ja sellepärast esmalt ma soovitangi sul lugeda siis toidupakendi infolehte ja vaadata, kui palju on selles tooteid kilokaloreid 100 grammi kohta. Ja miks ma sul seda teha soovitan? Väga lihtsal põhjusel, sest siis sul hakkab vaikselt tekkima arusaam ja sul hakkavad meelde jääma siis need kilokalorid. Selles mõttes, et kui praegu mulle keegi paneb näiteks erinevad tooted ette, kui nüüd ei ole nüüd mingid väga salajased ja uued tooted mulle, siis ma võin suhteliselt täpselt ära öelda, kui palju selles toidukorras või selles tootes on siis kaloreid kokku. Ja seda ma teen sellepärast, et siis jälgida seda, et ma ei sööks liiga palju sisse, et hakata siis kaalus juurde võtma rasva arvelt. Ja samas ka sellepärast, et ma tean, et kui ma söön 200 kilokalorit ära, siis mul tegelikult kõht läheb väga kiiresti tühjaks. Ütleme, et kui mul praegu ongi kõht tühi, ma söön 200 kalorit, ma tean, et ma juba tunni aja pärast tahan süüa. Minul on vaja vähemalt 500 kalorit, et umbes kuskil 3 tundi toimetada ja sõna otseses mõttes me räägime 500 kalorist, mitte mingist kindlast toiduainest. Olgu see salat või olgu see šokolaad, kui seda on vähe, mul läheb kõht kiiresti tühjaks ja ongi kõik, isegi kui mõlemas on kokku 200 kalorit. Aga muidugi salat on parem. Nii, ja lisaks paljudel pakenditel on veel 100 grammi kohta välja, lisaks sellele, mis on toodud välja 100 grammi toote toitumisalane teave, on toodud ka välja portsjoni kohta. Ja ma toongi sulle siinkohal nüüd näite. Ja see on siis selline suht tavapärane tootel, pakendil, toidutoote pakendil olev infoleht. Ja siin on siis välja toodud, mis peab olema välja toodud. Kindlasti on siis kalorid, rasvad, valgud, süsivesikud ja siis süsivesikud omakorda on veel tegelikult suhkrutena välja toodud. See tegelikult ei ole nüüd super vajalik, aga ütleme, et osadel toodetel ei ole, aga osadel on seal. Seal, kus on siis erinevad süsivesikud sisse pandud tootesse. Nii, ja siin on siis toodud välja, selles tulbas on siis välja toodud kogu see informatsioon, rasvad, valg, ja siin all on muidugi veel igasuguseid asju, mida võidakse kirja panna, olgu need siis tegelikult see tuleb all tekstina pigem juurde. Aga siin on siis 100 grammi kohta toodud välja kalorid, rasvad, valgud, süsivesikud ja siis omakorda veel suhkrut ka. Nii, kaloreid on siis siin 100 grammi kohta ja nagu me näete siin, räägime siis näiteks šokolaadist. Siin võiks olla kirjas ausalt öeldes kanafilee marineeritud jogurtikastmes näiteks. Sõna otsus mõttes mida iganes. See šokolaad on lihtsalt siin näide selles suhtes. Et siin on siis 100 grammi kohta kõik välja toodud, 500 kalorit, 50 grammi rasva ja selle kohta mõtleks seda, kalorid ei ole toodud välja siin nii-öelda grammides, vaid kalorid on välja toodud siis kilokalorite mõõtühikuna. Nii, aga rasvad, valgud, süsivesikud, suhkrud ja kes iganes teab, mis sinna CV-le panevad, aga keskendume siis hetkel nendele, mis ma kirja panin, need rasvad, valgud, süsivesikud ja suhkrud, need on välja toodud siis grammidena. Ma panen siia siis G-tähe juurde, see kehtib siis kõigile neile. See kalorid ei ole siis nii-öelda
kalorid on 100 grammi kohta, aga kalorid on siis oma nii-öelda mõõtühik on ju, mis on siis kilokalori mõõtühik. nii, nüüd ja nagu ma ütlesin, paljudel pakenditel on siis tegelikult toodud ka välja portsjon, sest tegelikult toidutootja annab sulle selle informatsiooni kätte, on ju, ja kui me räägime siin šokolaadist, siis täpselt samamoodi see informatsioon on sulle kätte antud ja kui siin on 25 grammi, siis lihtsalt need arvud kõik jagada kalorid, rasvadvalgud, süsivesikud, lihtsalt jagada siis kõik 4-ga ja me saamegi 25 grammi koguse, mis on siis portsjon. Aga mina tean, sina tead, toidupood teab ja toidutootjad teavad, et kui me räägime näiteks šokolaadist, siis kes see ostab 100 grammise šokolaaditahvli, murrab selle 4-ks ja sööb ära siis nii-öelda 25% või 25 grammi või siis 1/4 või siis natuke vähem või natuke rohkem. Üldiselt see niimoodi ei lähe. Väga lihtsal põhjusel. Teie tahate seda süüa, toidupoed tahavad sulle müüa tihemini ja suuremat kogus šokolaadi ja toidutootjad tahavad täpselt samamoodi, sellepärast et nemad ju, see on nende äri, see tähendab, see, et see nende äri on, ei tähenda tegelikult mitte midagi halba, aga ma lihtsalt tahan öelda seda, et see on nende huvi, on ju, aga kui sa võtaksid selle šokolaadi, murraksid selle 4-ks, ükstapuha mis asja, kui sa selle võtad ja murrad 4-ks selle ja sööd ära, sa saad 4 päeva süüa, aga ühtlasi, mida sa veel saad, on see, et kui sa ei söö seda 100 grammi ära, on ju, sa sööd ära 25 grammi, siis sa saad 125 kalorit. Ja ütleme niimoodi, et kui sa kasutad näiteks mu toitumiskava, siis mõtle ise, mis on sinu jaoks parem. Kas see, kui sa sööd päevas lisaks, see, et sa šokolaadi sööd, ei ole halb, kui sa sööd seda 25 grammi, selle asemel, et sa sööd seda 100 grammi, on ju. Sealt tulebki tegelikult see vahe sisse. Seega tegelikult viga selles mõttes on selles, et inimesed lihtsalt eelistavad süüa 100 grammi. Ükstapuha mida siis, olgu see krõps, komm, kas pähkel, mis iganes asi. Pähklis on kohati rohkem isegi kaloreid kui šokolaadis, ilmselgelt need on tervislikumad ja eelista ikka palun pähkleid. Aga ma räägin sulle ühe huvitava teadusliku katse siin ka ära, mis siis tehti. Katse oli siis selline, et inimesed läksid kinno ja kõigile anti ülisuur, 2 gruppi oli ja inimestele anti ülisuur kogus popcorni, mis oli veel omakorda 5 päeva seisnud. Ja mõlemal puhul jõudsid need inimesed protsentuaalselt sama palju ära süüa, arvestades pakiga, et kui oli, ütleme, nii suur, teeme siis siia näiteks. See on siis popcorni topsik, on ju, ja see on see suurem variant, mis siin ümber on. Need on 2 popcorni topsikut. Ma tean, ma ei ole päris hea kunstnik, aga proovige olla. Siis protsentuaalselt põhimõtteliselt kumbki grupp ei jõudnud kõik ära süüa, aga nad sõid oluliselt rohkem, kui nad tegelikult oleksid söönud. See ei olnud tavaline popcorni topsik, mis kinos müüakse väike, keskmine ja suur, vaid see oli megasuur ja seal oli veel 2 erinevat megasuurt. Üks oli nii suur ja teine oli siis nii suur. Ja mis siis juhtus oli see, et inimesed sõid selle ikkagi nagu oluliselt rohkem, kui nad tegelikult oleks sööma pidanud. Ja sel sama põhjusel, kui me läheme näiteks bufeesse, kus on kõik hinnas, söö nii palju kui tahad, siis kõik laovad endale mitu tordikut ette. Kui me istume sünnipäevalauas või kus iganes on tasuta toitu ja palju toitu ja maitsev toit, siis inimene kipub tegelikult sööma kõik selle ära. Ja siit tulebki mulle tegelikult sulle järgmine soovitus. Kui nüüd esimene soovitus oli see, et kui sa ostad mingisuguse toote poest, kus on olemas ka nii-öelda portsjoni kaal, siis palun söögi see portsjoni kaal, see oli siis soovitus number 1. Ja nüüd soovitus number 2 on see, kui sinust pole nii palju tahtejõudu, distsipliini, et sa suudaksid süüa 100 grammisest šokolaadist ainult 25 grammi ära ja järgmised 25 grammi siis järgmisel päeval ja nii edasi, siis minu soovitus sulle on see, et need 2 ruudukest siin tegelikult sümboliseerivad siis šokolaadipakke. Ja nagu ma ütlesin, inimene sööb tavaliselt selle ära, mis talle ette antakse või mille ta ostab. Minu soovitus on see, et ära osta seda 100 grammist šokolaadi, osta see 25 grammine. Ja uuringud on näidanud ka seda, et kui nii-öelda sellele väiksele šokolaadile on nii-öelda ots peale tehtud, siis juhtub selline asi, et see rahulolu on tegelikult täpselt sama. Aga see suur pakend, võtad sa siit, sööd sa ainult selle tüki ära, sul ei teki seda rahulolu, sellepärast et see osa siin on alles ja sul on vaja ots peale teha sellele, on ju. Nii et ühesõnaga, need on need 2 nippi, mida ma sulle siis anda tahan,
ausalt öeldes. ja nüüd võib-olla sul tekib küsimus, et kas seda on võimalik järgida või kas mina järgin seda reeglit, et ma loen siis nii-öelda palju, kui ma ostan näiteks šokolaadi, et kas ma jälgin siis seda portsjoni nii-öelda reeglit. Või siis teine küsimus, kas ma lähen üldse poodi ostma väikest šokolaadi. Ütleme niimoodi, et ma olen pigem selle teema mees, aga kui ma ostan ikkagi 100 grammisse šokolaadi, siis ma ikkagi söön selle 100 grammi tegelikult ära. Enamus ajast. Mõnikord, kui mul šokolaad ei maitse, aga ma lähen suht teadlikult ja ma söön selle ära, aga ma teen seda haruharva. Selles on asi. Ja miks ma seda nii harva teen? Selles mõttes, et mul juhtub seda kuus võib-olla 2 korda, võib-olla 2 korda, ma ei tea, võib-olla 1 kord, mõnikord võib-olla 3 korda. Igal juhul seda ei juhtu iga nädal, kohe kindlasti mitte. Aga miks ma seda teen? Sest ma jälgin iseenda toitumiskava täpselt samamoodi ja seal ma ei pea kaloreid lugema. Ma võin võtta ükstapuha millise toidu 600 retsepti hulgast ja toitumiskava annab mulle täpse koguse. Ja ausalt öeldes selliste toitude juures, mis mul toitumiskavas on, ega mul väga šokolaadiisu ei tekigi. Ja muideks, kui mul tekib šokolaadiisu, siis 9 korral 10 teen ma kodus selle ise valmis, sest toitumiskavasse olen ma nüüd ka šokolaadi pannud. Nii et ühesõnaga, minu soovitus on lihtsalt tegelikult see, et kui sa ei jälgi toitumiskava või kui sa jälgid toitumiskava, siis hakka palun lähtuma sellest, et sa sööd siis ära selle portsjoni või siis mida iganes asja sa süüa tahad, osta 1 pakk, nii-öelda kui see on väikene, on ju, ja jää selle juurde, ära mine siia, ära osta suurt šokolaadi, leia, kui sa ütled, et mulle maitseb ainult see mustsõstradega ja küpsistega šokolaad, on ju, seda on ainult 100 grammises pakis, see on vabandus, selles mõttes, et poeriiulit on šokolaade täis, mine lihtsalt võtta see väike pakk, on ju, mõni inimene näiteks läheb, ostab, ma ei tea, endale mingi väikse jogurti näiteks, on ju, mis ongi väikses pakis, aga ostab neid 3 tükki või väikse kohukese, võtta üks, on ju, aga miks sul see vajadus, miks sul see isu peal on, sest sul üldine toitumine ei ole korras või sul ei ole distsipliini. Ja lõppude lõpuks minu arust on kergem järgida toitumiskava ja nautida siis nii-öelda, olgu see siis šokolaad või mis iganes asi, nautida seda siis täiel rinnal, kui sa tead, et see tegelikult sulle mitte midagi ei tee. Mis iganes šokolaad, siis mu kehakaal on sellest ainult 2 päeva maksimaalselt mõjutatud, ülejäänud ajal läheb kõik ilusti kenasti korda ja minu jaoks on ausalt öeldes lihtsam või mitte muretseks selle pärast, aga 2 päeva nii-öelda ohverdada siis seda kaalunumbrit, kui ohverdada seda nädalaid, kuid või siis lausa aastaid ja selle pärast muretseda. Sel põhjusel olengi mina valinud toitumiskava ja korraliku toitumise tee, sest kõik, mis elu meile nii-öelda teele viskab, siis vormi enesetunde mina praegu oma ellu vajan. Ja kui sina tunned, et sina ka ei vaja seda, et sa peaksid oma vormi enesetunde ja tervise pärast muretsema, kogu aeg neid 100 grammiseid šokolaade või mida iganes on ju, siis lihtsalt tee see lükke ära, et võta ka toitumise ohjad nii-öelda enda kätte, kaota see mure, luba endale siis paar korda kuus tõesti see 100 grammi šokolaadi on ju, see ei tee sulle tegelikult nii, et need on minu soovitused sulle, ehk siis või hakka ostma väikseid pakke, seda asja, mida sa tahad süüa ja nii sa tarbidki vähem kaloreid ja suure tõenäosusega saavutad oma vormi kiiremini ja püsid seal lihtsamini, lisaks veel sellele ka kauem. Ja link on siinsamas all, viimased 7 päeva on siis toitumiskavale aasta 2020 sooduspakkumine, nii et soovitan sul seda kasutada ja sellepärast, et sul hakkab parem sellest. Sellepärast ma selle kava teinud olengi, et sul hakkaks parem. Ja siinkohal tõmbangi siis otsad kokku, loodan, et informatsioon, mis siin jagatud, oli mõistlik, arusaadav ja veel rohkem ma loodan seda, et sa hakkad kasutama kas siis seda reeglit või seda reeglit. Nii et sinu toitumine on tegelikult sinu kätes ja ma loodan, et sa hakkad selle kõigega ikkagi targalt talitama. Seniks aga kõike head, tšau paka, olge tublid, olge tervislikud ja väga lihtsal põhjusel, siis on parem elukvaliteet.